20. sajandi Jaapani zen-õpetaja Sawaki Kodo rääkis ükskord, et teda on kutsutud terve elu kodutuks Kodoks. Ja seda sellepärast, et tal pole olnud kunagi oma maja ega oma templit. Meie siin jällegi oleme harjunud mõtlema niimoodi, et terve linna elaniku staatus ja sõltub sellest, kas mul on kodu. Ma võtan kas või hiigel suure pangalaenu, et endale see kodu soetada, aga kui mul kodu ei ole, siis ma olen ju kodutu. Ma olen heidik, ma langen sellest ühiskonnast lihtsalt välja. Sawaki Kodo ei olnud kodutu selles negatiivses tähenduses, vaid tema jaoks kodutus on iga inimese loomulik seisund või see, milles inimene peab kogu aeg viibima. Kõige olulisem on siin linnas elades pidevalt tajuda, et me oleme justkui ajutisel rännakul läbi kõige selle, mis meie ümber on. Ja just see tähendabki seda, et me oleme kodutud iseenese kodus, me oleme võõrad iseenese linnas.